põhitööd teha. Eks siis ole näha. Võib-olla lihtsalt jääb unetunde väheks, aga Jakobson andis ka avavile, ehk siis sõidame ja sööt edasi. No Kei on mitu korda proovinud, proovib ka veel kolmandat korda. Teisel üleminutil Robert Kirss lõi Levadia võiduvärava ja siit ei tule. Sai vähe tumisema vastase RFS-i näol, kui Reinkordil ei teki võimalust, jätab Lutsule ja tuleb Paide esimene 21. minutil. No, suditi seal, mis suditi, aga Luts lõi palli võrku ja on näha Paide meeste näost seda kergendust, et lõpuks ometi tuli see värav ära ja 71. Premium-liiga mäng Lutsule 4. värav, teine värav sel hooajal. Nüüd on vaja kiirelt tegutseda, hea sööt Bascherile, juhkam tal vastas, Bascher lüüb. Senderdus nüüd äkki tekib sealt kaugelt üritus ja Harju vastas. Tõste karistusalasse, Bascherist läheb üle ja Pedmanson. Sööt ettepoole, Koskor on olemas, hea jätk Užeerile. Veel jätk, Koskor lööb ja Harju tõrjub, ei saa Užeeri. Valudes pikali, aga samal ajal Ojamaa purjetab. Jätkuvalt Ojamaa, lang tal kõrval, jätkuvalt Ojamaa! Ja Paide kapten Hendrik Ojamaa! Ohoi, milline värav! 56. minutil Hendrik Ojamaa purjetab ja siis lööb palli Alandi selja taha. Ja 2-0 on juba tõsiasi. 134. Premium-liiga parem neid aute visata. Aga räägin sellest kohe pikemalt. Užeeri sööt värava ette, aga ikkagi jääb Paide kätte. Tammeka kaitse klaarisid ja hästi nüüd kombineerivad Luts ja Reinkord. Baranov. Nüüd on Salistel ruumi. Pehme tõste, jätka. Nüüd on Komis, ei Aland. Häid partiisid teinud, praegu Luts poeb seal kaitsjate vahel läbi, jätkuvalt Luts, ei. Ja järjekordne pikk out Miililt. Nüüd jääb pall sinna värava ette, ei, Harju on vahel. Ojamaa, sööt vasakusse äärde Komis, no nüüd Komis. Püsib jalgeel, Saliste, jätk, Reinkord, ei, Aland, Luts, ei, Karis. Eks muidugi võib-olla homme võib mingi kukkumine ka tekkida, kui siin Tanimovo nüüd. Hendrik Ojamaa vedasi Paide võiduni. Ja nüüd siis tuleb ikkagi see Jakobsoni lõpuvile, kuigi osa mängijad hakkasid juba ära kõndima. Tartu Tammeka poolkaitse Giacomo Užeeri täna 0-2 kaotus Paidelt. Näen su näost, et ikkagi jääb kripeldama see mäng, kuigi kohati näis, et Paide oli ikkagi peajagu teist üle või kuidas sa väljakul seda tunnetasid? Jah, ma arvan, et sa ütlesid hästi. Ilmselgelt pettumus on suur, et kodus ju üldse vahet ei ole, kodus võõrsil kaotada ei taha, aga ma arvan, et mingeid positiivseid punkte on võtta küll. Millised need positiivsed punktid on? Me kohati suutsime seal nii-öelda meie beatblokis päris okeilt püsida. Ja ma arvan, et väraval mingid üksikud variandid ka tekkisid ikkagi, et võtame need positiivsed kaasa ja negatiivsed katsume parandada. Millest teil täna puudu jäi, et kas või see viigipunkt võtta? No lihtne vastus on väravast. Jah. Kui palju see Paide selline kõrge ja agressiivne press teile peavalu valmistas? Esimesel poolel kaotasite päris palju selle tõttu palle. Ja, no valmistas, aga ma arvan, et sellegi poolest ma usun, et mitte ma usun, ma tean, me nägime ju, et me suutsime ka mingitel kordadel ka nagu välja tulla, mis on jällegi positiivne. Sinu jaoks oli see 100. mäng Premium-liigas. Kui tähtis see täis sinu jaoks on? Mingil määral ikka on tähtis, et ma vist tegin isegi oma debüüdi äkki siin samal Tammal Paide vastu, et ikka on tore pisike saavutus, jah. Kui palju sa enne mängu üldse sellele keskendusid või praegu alles said teada?
Ma sain teada tegelikult peale Kure mängu, jah. Aga keegi saitsist ütles mulle ja ma ise neid mänge niimoodi ei loe. Okay. Aga palju te praegu üldse punkte tabelis loete? Hetkel küll olete 7, aga võib-olla pärast homset jälle seal 8. kohal? Mina ei ole see aasta tabelit kordagi lahti teinud. Et vaatame peale viimast mängu, kus me seal paikneme. Aga kuidas sa praegu tunned, et seal tabeli lõpuosas ikkagi käib teil tihe võitlus, et mitte sinna üleminekumängude kohale langeda? Mängida on veel oma jagu, aga samas kuidagi teil midagi ikkagi napib sel hooajal, võrreldes näiteks eelmise hooajaga. Mis sa arvad, mis see olla võib? Väga raske küsimus, et siit on vaja vähe pikemat vastust ja ma hetkel anda seda ei saa, aga me usume endasse, me usume staffi ja me usume sellesse töösse, mida me iga päev teeme ja lihtsalt jätkame sellega. Tuli mängijatele ka mingil määral uudisena see, et Siim Valtna jätkab hooaja lõpuni teie peatreenerina, kuigi meedias käisid ikkagi jutud, et ta ühel hetkel teeb ikkagi kellelegi teisele ruumi. Mingil määral tekitas, jah, aga hea meel oli selle üle. Mida ta nii-öelda võrreldes Martti Pähnaga, mida ta teie mängujoonises muutnud on? Võib-olla mingil määral on ta äkki rohkem sellist vabadust andnud väljakul. Jah, ma ütleks see. Järgmisena teil Tallinna Kaleviga mäng tabeli viimasega sealt ikkagi ju on, ma tahan oodata 3 punkti, mitte millegi vähem, aga te ju ei lepi. Nii on. Vastus kiire ja konkreetne. Okei, aitäh sulle, Giacomo, ja soovin palju edu edaspidiseks. Ja tundub, et õige pea peaks ka Henrik Ojamaa meie juurde tulema, aga ma arvan, et enne veel siis saab mingeid kordusi vaadata ehk või... Ei siiski, tuleb juba. Tuleb juba väga suure ringiga, aga tuleb ja kohe jõuab ka minu juurde. Tere, Henrik! Täna 2-0 võit Tartu Tammeku üle on näha, et oled väga väsinud, aga oled väga õnnelik selle 3 punkti üle. Ja kindlasti, et täna oli selline võimalus tabelis seal ülespoole tulla ja olen praegu head minekut näidanud, aga kindlasti mingil määral see eelmine nädal oli jalgadest, oli väga intensiivne periood, aga väga õnnelik selle, et võitsime võidu ja taga võitsime 0. Mis täna määravaks sai sinu hinnangul? Ma arvan, et väga tähtis see, et kuigi meil oli paljud tähtsad mängijad täna puudu, et siis need, kes tulid sisse, olid väga hästi valmis ja aitasid meid palju ja välja arvatud see periood esimese poole lõpus, kus me lasime võib-olla vastastel liiga vabalt mängida, oli väga hea mäng, et mõned üksikud momendid meie väraval, aga me suutsime päris palju ohtu tekitada. No räägi enda löödud väravast ka, korralikult purjetasid, alustasid seal vastase väljaku poolel nagu vanal heal ajal Lionel Messi või Diego Armando Maradona või kuidas sa arvad? No vasakuga läks, aga päris nii ma ei ütleks, aga väga hea meel, et üks perioodi, et sellised mängud eriti meeskond nagu Tammeka, kes võib alati olla vastunäkul ohtlik, et saada see teine värav, annab natuke hingamisruumi ja peale seda ma arvan, meil oli natuke rahulikum mängida, aga palliga mäng läks paremaks, et jah, hea meel, et sai meeskond aidata ja siit väga hea nüüd näha, et me oleme tabelis, pürgime üles poole, järjestame võite, nüüd on väga tähtis periood see looal ja heal ajal oleme vormis. No järgmisena Levadia, midagi kerget oodata ei ole, aga samas võib-olla enne euromänge ju päris hea vastane, et näha, milliseid korrektiive tasub teha enne euromänge. Ja, et kindlasti kui saaks valida, siis enne euromänge just saada väga hea tugev mäng Eesti liigas. Nad on ka näidanud viimasel head minekut, meie samuti, et ma arvan, tuleb hea mäng, me oleme suurte meeskondadega see hooajal hästi mänginud ja loodame, et see hea seire jätkub ja ootame siis palju inimesi staadionile, et kaks sellist head meeskonda mängijat tuleb kõva lahing. No sa heast seirest rääkisid Vladimir Vassiljevi käel, nüüd olete 6 mängu pidanud, 5 võitnud, 1 kaotanud. Mida Voova teiega teisiti teeb, et olete täiesti teise hingamise saanud praegu? Jah, ma arvan, et üks aega ma olen päris hea ma ütleks, et üüratult suured muudatused, ma arvan, et treenerite brigaad on suutnud sellest materjalist, mis meil on väga kõikide tugevused välja saada
ja tänu selle tuleb tulemusi ja hea meel ka see, et kaitses peab hästi ja ma arvan, üks suur näite, nagu ma enne ka mainisin, on see, et need mängijad, kes tulevad sisse, kui keegi on puudu, vigastatud, et need suudavad anda suure panuse, et see näitab see on hea meeskonnamärk, ma arvan. No ja te olete, nagu sa mainisid, te olete väga heas hoos ja räägitakse, et saite väga hea euroloosi Gibraltari võistkonna. Kas on oodata edasipääsu sealt või pigem veel ei mõtle sellele? No veel otseselt võtame mängu haavaliselt, aga kuskil kuklas on, et see periood nüüd hakkab. Ma arvan, loos on selline, kus me ootame endalt head esitust, ootame endalt edasipääsu, sest me oleme ka näidanud Euroopas, et meil on just eelmine aasta ja enne seda, kui ma veel ka ei mänginud Paides, Paide on paar aastat järjest hästi esinud Euroopas, tahame seda head seeriat näidata ja pakkuda ka siis fännidele niisugust ägedat elamust, nagu oli eelmine hooaeg. Okei, aitäh sulle, Hendrik, ja palju edu!